Sõbrad, öelge, mis mul viga on? On pühapäevane päev, kell on 12. Võiks ju istuda kodus, nautida perega aega rahaliselt. Mul on kõik enam vähem, suudan ennast ka pere toita, aga ikka midagi tõmbab mind siia foodi sõitma. Mis see küll olla võiks, aga ikka raha, sõbrad. Praegu seisuga Bolt pakub kuni kella 4 on koefitsient 1,6 ja peale kella 4 koefitsient 2. Sõbrad, aeg on pappi teenida. Kui palju meil õnnestub teenida, seda me näemegi, vaatame linna peale. Nii et ühinege minuga ja sõbrad, me alustame. No nii, sõbrad, esimene tellimus tehtud 12.42 on meil. Mis meil kuradi juba pangaarvel juba põhimõtteliselt esmaspäeval kõik tuleb ära, aga oleme paraperses kuskil mööda Viljandi maanteel Lagedi äkki või? Ei hakka valetama, minu arust oli Lagedi kant. Et siit nüüd on vaja kuidagi kuskil minema saada. Tagasi paneme siin. Muidugi panime foodika tööle, võib-olla äkki midagi viskab siit. On isegi kahtlane mõte võib-olla panna siin igaks juhuks takso tööle, äkki saab siit kuskile kesklinna või siis Mustamäe kanti mõne tellimuse. Vaatame. Nii et kindlasti tagasi linna minna. No nii, sõbrad, veel üks tellimus on ära viidud ja nii kui nägin, et 5. korrus tahtsin juba sõimama hakata, sest seda keha ei ole nagu nii kerge 5. Aga näe, võta näpust, klient tuli poolel teel vastu, nii et suured tänud talle selle eest. Seda kere on ikka väga raske sinna 5. vedada. Kuigi peaks ütlema, et see on hea trenn. Aga kui nüüd rääkida tellimustest siis see olukord on ikkagi läinud natukene vaiksemaks. Tuleb ikka oodata oma tellimust. Enne kui sul midagi tulema hakkab. Tundus küll, et tellimused hakkavad tulema järjest sisse, sellised koefitsendid ja suured summad, aga ma arvan, et kõik kullerid ronisid välja selliste hindade peale, nii et me peame siin ikkagi vaeva nägema ja ootama, enne kui saab mingi järgmise tellimuse. No tšo, muidu tahaks teenida küll raha, aga mis ikka, Bolt Market Kadaka teel. Ja juba 10 minutit ma ootan tellimust. Milleks anda mulle tellimust, kui see ei ole valmis? Ma tulen kohale ja ootan 10 minutit siin, et saada oma tellimust. Andke see tellimus kullerile siis, kui tellimus on juba valmis. Eriti Bolt Market, ma saan aru veel söögi puhul, et võimalikult värskelt, soojalt viime kohale. Aga siin on ju valmis tooted, pannakse kotti ja nii kaua pean ootama. No kurat, Bolt Market risk. Vaadake üle see asi, ikka nii ei saa. Ma ju kaotan siin oma raha ja aega lihtsalt passides. Mille jaoks see tehakse? Mina aru ei saa. No lõpuks ei pidanud vastu, läksin neid sõimama sinna, ma ei tea, kus nad pakivad neid asju aga noh, sõimust ei tulnud midagi välja, sest kui ma sisse astusin, ma näin, mis seal toimub. See on midagi meeletut plikadel. Kõik juuksed sassis, aru ei saa, mis toimub, kuhu, mida pakkida vaja. Kulleritel tuleb seal, ühel kulleril tuleb ikka väga hea tööpäev reisk. 40 pudelit, 1,5 liitrist pudelit pakiti talle kokku. Ma ei kujuta ette, raudselt on 5. korrus. Ma arvan, et see kuller läheb lolliks, 80 kilo kuredi oma tavaari on vaja vedada kuskil, ei tea kuhu reis. Kui veel sõidavad oma väikse selle kuredi kökatsitega ka reis, siis no edu talle reisk. Peab vist 2 korda käima ainult sealt marketis, et tavaari tuua. Aga jah, minul on juba viidud ka tavaari juba kätte saadud kõik, ootame järgmist tellimust. Õnneks mul oli üks väike kotike, nii et mul vedas. No nii, ma tegin järjekordse vea, ütleme niimoodi. Ma võtsin uuesti Bolt Marketis tellimuse. Ja järjekordselt ma juba 10 minutit ootan ja kui kaua ma veel ootan, pole aimugi. See on valus. Kaotad lihtsalt aega ja raha. Aga noh, teeme sellest vastavad järeldused. Ja iga kuller teeb enda jaoks omad järeldused. Minule üks on
vist ei tohiks rohkem siit tellimust vastu võtta. Vähemalt mitte sellisel kiirel ajal. Tegelikult läks suht libedalt 10 minutit ja mul oli tellimus käes tegelikult. Et võimalik, et eelmine see üle 20 minuti ooteaeg, mis mul oli, et see on siuke erand korras ja tõesti võib-olla mingi tipphetk. Aga eks aeg näitab praegu, võib ju anda veel ühe võimaluse sinna Bolt Marketile, et kui see ka ei toimi, no siis no keeldume nii kaua, kui Bolt meil lubab. No nii sõbrad, kell on 4 läbi ja nüüd on hinnad juba kahekordset. 1,3 kilti on kliendini ja selle eest me saame 6 eurot, mis saaks veel rõõmsam olla, nii et let's go! Sellised kliendid mulle meeldivad. Konkreetselt juba ootas õues, et võtta oma toit vastu. Väike suits, mina juba saabun ilusti kellaajaliselt ja käib alla minuti on üleandmine. Päris mõnus. Nii peaksid kõik kulleri tööd toimuma. No nii sõbrad, lõpetan tänaseks siis selle foodika ära, olen töötanud 4 tundi ja tulemused nagu ikka siin kohal. Sõbrad, taksondusele vahelduseks ka siis foodi ja tõenäoliselt see aasta tuleb ainult 1 video veel. Ei, valetan, see aasta vist ei tulegi ühtegi videot. Et järgmine video on juba uuel aastal ja see on aasta vahetuse kohta. Nii et sõbrad, ma soovin teile kõigile head aasta või vana aasta lõppu, häid jõule, pühi. Ja sõbrad, ma tänan, et see aasta olite ka minuga. Subscribereid ei ole võib-olla nii palju tulnud, kui ma lootsin, aga ega ma ei tee seda raha pärast, vaid ikka sellepärast, et teie vaatate. Sõbrad, ma tänan, et olite minuga ja järgmise kohtumiseni.